Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Me vahel sõda, sa Idamaa lääs, sa tulima jää. Ja sellel lahingul ma lõppu ei näe. Jääb mulle see arm, mis meenutab sind. Sa põgened kiirelt, kui poleks armastanud mind. Ses lõputus kaoses üks kadunud hing igatseb sind. Val tundub veider, kuid su mõttest aru saan. Val jälle meile kõik on tundmatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, on segased lood. Relvaks hästi valitud laused, kus valed on ausad. Ja viimast rünnakut ma ootama jään. Ja jään. Jääb sulle see arm, mis meenutab mind. Ma põgenen kiirelt, sest liialt armastan sind. Ses lõputus kaoses üks kadunud hing igatseb sind. Val tundub veider, kuid su mõttest aru saan. Val jälle meile kõik on tundmatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, on segased lood. Uudiseid koduvabariigist. Tere laupäev, keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Marek Strandberg, Ignar Fjuk, Ainar Ruussaar Kuku stuudios. Mõlemal pool, et mitte öelda igal pool, on segased lood. Viimase poole aasta Eesti poliitika üritab ümber teha kõike seda, mida viimasel 15 aastal pole tehtud. See on nüüd minu väide. Igada ei saa me rääkida kivinenud poliitikast, parteid otsivad uut tulevikku siseheitlustes ja uued tulijad loodavad vanad olijad kõrvale tõrjuda. Peaminister Kaja Kallas saab ilmselt mida soovis ja millest on tüütuseni pikalt räägitud, talle tehti ettepanek asuda Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohale. Selle peab küll veel kinnitama Euroopa Parlament, mis ei ole küll formaalsus, aga ilmselt ei tule ka seal probleeme, aga mine tea. Parlamendis on 720 liiget ja seal peab andma Kaja Kallasele vähemalt 361 parlamendiliiget oma poolt hääle. Sama hääletustulemus ootab ka Ursula von der Leyenit, keda Euroopa Liidu valitsusjuhid toetasid jätkama siis teist 5-aastast ametiaega Euroopa Komisjoni presidendid. Aga mehed, Euroopa Parlamendis on kõrgete juhtide kohtadel, nagu ütlesin, hääletus salajane. Me ei saa tegelikult kunagi teada, kuidas Eestis valitud saadikud hääletasid. Kas Yana Toom, Riho Terras ja Jaak Madisson hääletavad Kallase Eestist ärasaamise poolt või tema kui valitsuspartei juhtfiguuri vastu? No, täna on ilmselt selgeks saanud lihtne asi, et sõltumata sellest, kas Kaja Kallas saab selle ametikoha või mitte, on Reformierakonnas käivitunud juba protsessid, kus sõltumata sellest, kas Kaja Kallas saab selle Euroopa Liidu kõrge ametniku positsiooni
on hammasverel juba koha peal. Nii et see kõik on üsna pöördumatu ja kurblooline on muidugi see, et mis välja joonistub, on lihtne küsimus, et kui pikalt tegelikult Eesti Vabariigi peaminister Selmet muretseda Eesti asjade pärast on muretsenud ajaloos oma enda uue positsiooni pärast, sellepärast et seda juttu on ju räägitud aasta ja enamgi veel viimase valitsuse paigasoleku ajal ja iseenesest ju kõige suurem jama, mis on sündinud, ongi ju selle tõttu, et see asi, kus tema kaotas koha peal usalduse ehk oma pere siis Vene äride tõttu ei pannud teda otsust tegema lahkuda sellepärast, et tal oli kogu aeg kuklas mõte, pean võimalikult pikalt vastu pidama selleks, et ja nüüd on see plaan nagu realiseerumas. Mis saab muidugi ka Reformierakonnast ei ole teada, sellepärast et vaatamata sellele, et Kristen Michal üsna veendunult räägib sellest, kuidas teisi kandidaate pole ja me ei saa iialgi teada nendest vestlustest, mis Hanno Pevkuriga peetud, et ta oma kandideerimisest loobuks ja see kõik ongi väga segane ja me näemegi sellist pinnavirvendust ja kujutame ette, kui verised ja kui otsekohesed ja kui julmad on need vestlused selle taga. Reformierakonna juhatus istub praegusel hetkel koos ja arutab, kes võiks olla uus peaministrikandidaat. Nad on juba otsustanud, et selleks on Kristen Michal, aga mina igal juhul toetan või annan oma kõige suuremat head soovid Kaja Kallasele, et ta uuele ametikohale saab valitud ja ka seal edukas oleks, mis ei tähenda, et iseenesest see edukus võiks kohe ilmneda, sest ma mäletan, kui viimastel valimistel, kui Reformierakond võttis väga palju kohti Riigikogus ja Kaja Kallasel oli maksimum häälte saak, siis kõik panid ka temale väga suuri lootusi, aga tulemus, nagu me näeme, on see, et kui täna ühiskond just nagu hoo andmiseks annab või tunneb Kaja Kallasele kaasa ja siis mitte sellepärast, et ta selle koha Euroopas saaks, vaid sellepärast, et ta oma peaministri kohast Eestis loobuks, sest tulemus, kuhu me täna oleme jõudnud, on midagi sarnast eelmise kümnendi Reformierakonna enda poolt sõnastatud märksõnaga, et see oli peenhäälestamise periood, kui algas Rõivase valitsemisaeg, siis täna nii-öelda Reformierakonna juhtimisel olevat võiks ju nimetada seisakuperioodiks. No, Marek Strandberg teab, et liikumine 0 kilomeetrit tunnis on ka liikumine, aga see on seisak, poliitikas on see eriti. Ei, ta ei ole liikumine, ta ei ole on vaata, loe füüsikaõpik. Sa oled ikka väga optimistlik, Ignar, et sina nimetad seda seisakuks, aga Andrus Ansip ütleb väga selgelt, et tegelikult on pandud ikka tagasi käiki, antakse gaasi ka. Ja täpselt nüüd ongi see hetk, et me peaksime nüüd üle vaatama kogu selle meie poliitika tegemise süsteemi kriitiliselt, sest mida me nüüd täna näeme, ühelt poolt me oleme just nagu Reformierakonna pantvang, sest neil on nii palju saadikukohti Riigikogus, aga teiselt poolt me ju kogu aeg oleme endale kinnitanud, et meie proportsionaalne valimissüsteem, mis tagab selle, et ei satu ühte nii-öelda valitsejat, kellel on voli ja võim teha kõike, mida iganes, et see on nii-öelda koalitsioon, kus kõigil on võrdsed õigused oma nii-öelda asja Eesti nimel tegutseda, on tulemus vastupidine, et kui liider ei juhtu olema visiooniga ja tal puudub võimekus kaasata ja teistesse süstida seda nii-öelda innustust Eesti nimel tegutsemiseks, siis tulemuseks ongi see, et mitte midagi ei juhtu ja see ei ole ainult nii-öelda 15 silotorni, millest on räägitud, vaid meil on lihtsalt 3 sellist tuikuvat või paigal püsivat kogu, mille kõige reljeefsem esitus oli eile, kui siis Eesti 200 juht ütles, et meie siin vaatame seda, mis Reformierakonnas juhtub, kui teatud mõttes trikoovooru meid see nagu ei huvita, meie tegeleme oma asjaga, mitte keegi ei tegele Eesti asjaga valitsuses. Jaa, see on üks oluline asi, mis välja paistab. Nimelt teine asi on loomulikult ärgitades siis nii-öelda parlamenti selliseks ja parlamendi liikmeid selliseks mänguliseks pooleks, alati on ka see võimalus tänu aknaaluste hulga suurenemisele, tõsi, nüüd ütleme ette kujutada nii-öelda seda olukorda, et näiteks
ülejäänud erakonnad, kes tänasel hetkel seda saaksid jätta, siis Reformierakond ja näiteks Keskerakond opositsiooni, kuna sealt on toimunud niivõrd suur nii-öelda äraminek. See on väga keeruline, aga mängulises mõttes, teoreetiliselt väga väikese tõenäosusega esialgu oleks see võimalik. Raske on ette kujutada loomulikult ülejäänute koalitsiooni, aga mine tea, võib-olla viha ja vimm on nii suur, et see liidab sageli rohkem ja tõenäosused, eriti mis puudutavad poliitikat, nagu me nägime ka Joe Bideni ja Donald Trumpi viimast nii-öelda dispuuti CNN-is, viitavad selle peale, et ükskõik mis asi on algul nii kindel, kas või näiteks see, et Joe Biden on kindlasti Ameerika Ühendriikide uus presidendikandidaat, isegi see tõsiasi ühe ainsa esinemisega lagunes põrmu. Jah, võt see jääb nüüd meie saate teemast kaugeks, aga tõepoolest ma esitan ka endale aeg-ajalt küsimusi, et kuidas on võimalik, et Ameerika Ühendriigid ei leia John Kennedy taolist noort agarat meest. Aga võib-olla nüüd leitakse ja võib-olla juhtub ka Eesti parlamendis see, et võib-olla juhtubki see, et ühtäkki avastavad Reformierakond ja Keskerakond, nii palju kui Keskerakonnast järgi on jäänud sinna, et nad on üheskoos opositsioonis ja ülejäänud koos kõigi aknalustega, kelle peale on viha kantud ja mida iganes muud, on kokku leppinud milleski, mis võib-olla on Eestile kasulikum kui senine seisak ja tagasikäigul liikumine. Algaval nädalal saab siis näha seda hääletust, mis ütleb, kui palju Kaja Kallas Euroopa Parlamendis toetust kogub. Kristen Michal on tuntud poliitik, mitmekordne minister, olnud Reformierakonna peasekretär, teda on saatnud ka siin mõned 10 aastat tagasi sellel ametikohal teatav rahaskandaal, ärme sellel pikalt peatume sellel, et Eestis on ikkagi väga huvitav elada. Täna sünnib uus erakond, EKRE-st välja visatud või sealt lahkunud poliitikuid asutavad ERK ehk Eesti rahvuslased ja konservatiivid missiooniga ühendada eestlasi ja Eesti väärtusi, mis ideaalis peaks ju olema Ainer, kas sa oled mõnda erakonda kuulnud, kes ei väidaks seda? Just, mis peaks ideaalis olema absoluutselt kõigi erakondade ülesanne. Vaatasin e-registrit. E-registrisse on kantud veel parempoolsed parlamendiväliste erakondadena, kelle küsitluste järgi viimane toetus on siis valimiskünnise piiril. Lisaks on ametlikult Eestis registreeritud veel ühendatud Vasakpartei, Vabaduspartei Põllumeeste Kogu, Koos, Vabaerakond Arupähe, Rahva Ühtsuse Erakond, Eestimaa Rohelised. ERK-les moodustub teda siis registris 14. kohal ei olnud, aga mehed, teie olete mõlemad olnud erakondade loomise juures ja nende najal ka poliitilist karjääri teinud. Ignar on olnud Keskerakonna ja Reformierakonna algusaastate juures ja Marek on tõuganud tagant rohelisi. Vedanud eest ja tõuganud tagant. Kuidas ühest täna loodavast erakonnast saab erakond, mis pakub tõsist konkurenti? Teie teate vastust. Ja vastus on tegelikult väga lihtne. Lihtsaid vastuseid poliitikas ei ole. Lihtsaid vastuseid pakuvad meile teadlased ja selle lihtsa vastuse pakub meile Rein Taagepera, kes ütleb, et erakond saavutab poliitilise edu, kui tal on liikmeskond, kui tal on raha ja kui tema ideed on nähtavad. Selles mõttes see vastus on lihtne, aga nüüd tuleb Ainerit järgmine küsimus. Aga kuidas seda saavutada? Absoluutselt, kus sa tead? Ma ühe korra üritasin Rein Taagepera näpunäidete järgi toimida ja see õnnestus. Nüüd see, mis juhtub, kui selle näpunäite järgi toimida, see tekitab tegelikult tohutult tüli erakondade oma olemusse, on juba sisse kirjutatud suur hulk tülisid, mida juhin tähelepanu, seesama palju kirutud ja räägitud EKRE otsustas nüüd põhikirja muutusega ise ka lahendama asuda ja ütles
nii nagu me kuulsime Martin Helme, meil on nüüd presidentaalne erakond, kus president käseb, poob ja laseb ja selles mõttes nii-öelda võib-olla inimesed tõesti sellises alvuses distsiplineeruvad, aga erakond on pühendumisele üles ehitatud lahendus, kus inimesed tahaksid osalised olla väga paljudes asjades, sealhulgas ametites, sealhulgas raha saamises ja sealhulgas kes teab veel milles ja selles mõttes ongi erakond üks keerukamaid organisatsioone, mida toimetada ja mida juhtida, sellepärast et ükskõik kui ilusasti starditakse esimeste valimiste järgselt või ükskõik mille järgselt tekivad seal meeletud konfliktid ja edukad on need erakonnad, kes neid konflikte tuimalt lahendavad. Nagu Ainar, sa nimetasid, mul on võimalus 2 erakonna asutajana tegutseda ja esimene neist Keskerakond, mis sündis nii-öelda rahvarinde õhinast ja ma mäletan sel ajal mind veel nii-öelda ametlik poliitika või kõik need aastad üldse ei huvitanud, ma ei tegelenud sellega, ja väga paljud kõik need loominimesed, kes sellesse olid kaasatud samamoodi ja kuivõrd rahvarinne oli ääretult demokraatlik süsteem, siis ka see Rahva Keskerakond, mis selle sündis, oli esiotsa seda samasugune. Aga õige pea ta hakkas muutuma liidrikeskseks ja eriti peale Riigikogu valimisi 92 hakati tegutsema ainult selle nimel, et kõik, mis valitsus tegi, pidi olema halb ja seda pidi materdama, nii et minu tegevus selles erakonnas siis ka kohe lõppes. Aga Reformierakond jälle sündis teisiti, väga selge visiooni põhjal. See oli, mäletate, kodanike manifest ja väga selge demokraatliku nii-öelda erakonnasisese korraldusega. Ja see kestis ikka pikka aega ja ta oli üha rohkem omandas nii-öelda populaarsust, aga see tähendas ka seda, et üha rohkem hakati maksma lõivu nii-öelda populaarsusele kui sellisele, et taheti saada nii-öelda massierakonda või kõigi inimeste erakonda. Nii et kuskil aastal 2003-2005 hakkas see juhtuma ja eelmise kümnendi keskpaigaks oli see nii-öelda maksimum tulemus just nagu ja siis hakkas see allakäik, millest ma nagu eelnevalt ka ütlesin, et rahuldumine ja visioon kadus ja sellega ma nüüd tahan öelda, et kõik see, mida Marek sa nimetasid nii-öelda eduka erakonna eeldustena, sa jätsid nimetamata liidri. Ilma liidrita, kes seda kannab nähtavalt üleval hoiab ja innustab kõiki, mitte ainult erakonna liikmeid, vaid ühiskonda selle nimel tegutsema ja pingutama, kõikide erakondadele varem või hiljem lõpeb see elukaar ära. No jaa, sa mainisid just tugevat liidrit, sa oled ise olnud erakonnas, kus oli pikka aega juhi positsioonil väga tugev liider, keda armastati ja vihati võrdselt. Edgar Savisaarest. No, selles erakonnas olin ainult aasta-poolteist, sest siis see nii-öelda isikukultus kasvas nii-öelda kõigil üle pea ja siis lahkus sealt ju esimene ring, Tage Bramatin, Kaplinski, mina, loendamat hulki, nii et liider peab ikkagi jälgima seda nii-öelda demokraatlikku juhtimist ja ilma selleta ei püsi ükski erakond koos. No jah, aga tulen selle juurde tagasi, et teil on mõlematel erakonna asutamisega juhtimise kogemus, et kui nüüd siin otse-eetris soovitada täna uuele sündivale erakonnale midagi lisaks liidrile ja lisaks sellele, et nad peavad leidma kusagilt raha ja rahastajad, midagi veel, siis mis on? Et püsima jääks või? Mitte ainult püsima jääks, vaid vaata, ma lugesin siin erakondi, millest ilmselt mõnedel ei ole aimugi, põllumeeste kogu, Vabaerakond, Arupähe, need kõik on registris veel olemas. Ja ega mida soovitada ongi see, et inimeste praktiline elu näitab seda, et väga palju arutada ja kõik võimalikke nii-öelda üllatusorganisatsioone või organeid tekitades tekib tegelikult see asi, kus inimeste oskus, peamine oskus valetada ja vandenõusid tekitada on väga efektiivne, ehk et mida vähem võimaldab organisatsiooni põhikiri nii-öelda tekkida selliseid sekkuvaid organeid, ma ei oska öelda,
aukohtuid ja midagi muud, igasugune imelikke asju, noh, mis nagu hetkeliselt, kui sul kõik on hästi, siis kõik on hästi. Kui kõik on halvasti, siis igaüks, kellel on natukenegi mingit võimu, noh, ma lihtsalt meenutan nii-öelda roheliste erakonna tekkehetke ja see on nagu selles mõttes väga hea. Erakond valiti Riigikokku ja nagu ikka, eks ole, erinevad inimesed said erinevaid hääli. Te saite 6 mandaati. Me saime 6 mandaati 2007. aastal ja mõned inimesed, näiteks Anti Poolamets nende hulgas, kes on äge tegelane EKRE-s, tema sai rohkem kui mõni teine inimene hääli, kes sattus sinna Riigikokku. Ja mida tegi Anti Poolamets? Hakkas nõudma õigust, et kõik tuleks ümber valida, et see on ebaõiglane. Ta läks valimistele nii-öelda reeglitega, nagu läksid kõik ja see oli ette teada, et nii mõnigi, kellel on vähem hääli, saab nimekirjas asukoha tõttu parema positsiooni Riigikokku saamisel. Ometi ta vaidlustas seda ja oli organisatsiooni kriitik ja lammutaja kuni lõpuni välja. Nii et selles mõttes meil on näha nagu see, mismoodi nii-öelda erinevad inimesed erinevates organisatsioonides käituvad ja seda ei saa ette ennustada, väga raske ja toona tuli leida 1000 inimest, nüüd on 500. Tegelikult ma arvan, et erakonna võiks teha ka 50 inimesega või 100 inimesega, mis on nagu Danbari arvule lähemal, et noh, inimesed tunnevad üksteist, et ei saa olla, et 500 inimest saavad üksteist usaldada, see on praktiliselt inimolemuses võimatu, ehk seadusandja on loonud juba olukorra, kus luuakse organisatsioone, kus mitte mingit sisemist kooskõla. Ei, Marek, ma nüüd vaidlen sulle täiesti vastu sinu mõttele, et ka 50 inimesega võiks luua erakonna, et see segadus läheks ikkagi nii suureks. Kui suureks? Kui 50 inimesega moodustatud erakond saab enda toetuseks 100 000 häält, miks nad ei või eksisteerida? Ei, no muidugi võivad, aga no, seda tuleb midagada. Jaa, aga siis on mingid teised moodused või teised reeglid. Me räägime millest? Me räägime valimistel kandideerimiseks vajalik kautsjon või mingid muud piirangud. Ei, aga oleme nagu sellel meelel, kui me soovime, et meil oleks poliitilised erakonnad, mis suudaksid toimida ühismeeles, siis järelikult nendes ei saa olla rohkem inimesi, kui inimesed suudavad üksteist usaldada. Ja see on umbes 150 inimest. Suuremat organisatsiooni luua selleks, mis põhineks usaldusel, ei olegi võimalik. Mulle tundub, et meil on puudu ühest asjast, et kui me valime Euroopa Parlamenti, siis me tegeleme sisepoliitikaga, kui me valime Riigikogu, siis me tegeleme sellega, et aru saada, kuidas erinevate erakondade maailmavaated mõnedes küsimustes üldse erinevad, et see parem ja vasakpoolse või tsentristide ja parempoolse, tsentristide ja vasakpoolse vahe on kohati täiesti lahustunud ja kadunud ja kui me tegeleme kohalike valimistega, mida me aasta pärast ja natuke rohkem näeme, siis me tegeleme jälle riigi asjadega. Sellepärast, et kõik, kes tahavad saada valituks, teavad põhilist. Valitakse meeldivuse põhjal, mitte väga keeruliste lausekonstruktsioonide või kontseptsioonide põhjal ja kui inimene jätab meeldiva mulje sotsiaalmeedias, nagu me teame, meil on siin ju aasta suunamudi ja ükski, kes hääli saanud, siis teda valitaksegi. Et valimiste iseloom on kummaline. Nüüd, kui me tahame, et selle valimiste taga olev organisatsioon toimiks tervemõistuslikult, me ei saa nõuda, et sinna kuuluks vähemalt 500 inimest. Härra Fjukk on väga morniks. Ma kuulen teie juttu ja te, nagu öeldakse, proovite defineerida defineerimatut, sest kui nüüd mõelda neid Eesti erakondasid, nende elukaari, mis on kõik olnud ja mis täna on, siis nad on ju nii erinevad, et ühisnimetajat ei ole. Ainuke ühisnimetaja on see, et kellel on rohkem raha, sellel on rohkem võimekust valimistel oma sõnumit, vastab see siis tõele, on see puhas väljamõeldis või on see vale, levitada ja valijale usutavamaks teha. Mul meeldib vaadata, mis meie naabrite juures juhtub ja sellestki saates, kui olen osalenud paar korda, toonu näiteks Läti, kuid peale Seimi valimisi enne seda nad ei teinud oma koalitsioonileppes ja valimisprogrammis ühtegi ettepanekut makse muuta või rahandust muuta, kui olid teinud ühiskonnas 6 kuud hoolsat tööd, kaasanud, alles siis sõnastasid selle programmi, samamoodi ka Soome. Ja nüüd, kui meie siin oleme rääkinud juba pool aastat, et on vaja mingisugust nii-öelda lisaraha, et oma riigikaitselist süsteemi üles ehitada, me ei ole mitte kuskile jõudnud, aga näed, Leedu
kaasates kogu ühiskonna, nii et kõikides hääletusprotsessides oli absoluutne enamus 141 seimi kohast üle 100 alati oli poolt, moodustati, võeti vastu 8 erineva maksumuutust, mis on lühikese perioodiga, mis siis vastavalt selle maksukasvu proportsioonile hakkab seda nii-öelda nende kaitsefondi täitma, toetama, et nad saavad tõsta oma neid kaitsekulutusi samamoodi ja see on iseenesestmõistetav, et poliitika peab olema tugineva kaasamisel ja see peab olema või nii-öelda pööratud tulemusele, efektiivsusele. Meil on ta just nii-öelda üks sumin, üks pilli, orkester, mis ainult häälestab pilli ja nad ei olegi üldse mängima hakanud. Aasta on Riigikogu valimistest möödas ja kõik ainult häälestavad pilli. Ja seda Leedus, kus on selle 1 aasta jooksul 3 valimised, aga teeme siin väikese vahe. Keskpäevatund. Ignar Fjuk, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkamas Keskpäevatundi. Poliitikast rääkisime kõvasti. Räägime nüüd tehisarust ja pärisarust, et on tekkinud olukord, kus pärisaruga õpilased peavad andma pärisaru ja saama selle eest hindeid ja siis tuleb sekka tehisaru, kes justkui analüüsib neid hindeid ja nende õpilaste pärisaruga antavaid teadmisi. See on keeruline, aga me oleme nagu sattunud sellisesse olukorda, et pikka aega on küsitud ju seda, et huvitav, et kuidas küll tehismõistus meie üle nagu kontrolli võtab ja mis seal siis on. Ja meie Haridus- ja Noorteamet, Harno, on selle töö ära teinud. Ta on nagu otsustanud, et on mingi käputäis programme, mis nende tegijate veebisaitide põhjal ütlevad, me suudame plagiaate ja võltsinguid avastada. No, mis on iseenesest jama, sellepärast, et mis plagiaat ja tehisarvu avastada suudab, et tavaliselt on, ütleme, ülikoolides ju võrreldud lihtsalt tekste, et kas seda teksti on kui varem kellelgi olnud kusagil avalikus allikas või mitte, ja kui on sõna-sõnalt sama, siis on plagiaat, kui seda ei ole ka viidatud. Aga nüüd on tehtud niimoodi, et erinevate eksamite tulemusi on lastud siis mingisugusel tehisarvul hinnata. Ja põhimõtteliselt seda tehisaru, seal on neid mitmeid, näiteks üks, mida ma kontrolliks kasutasin, Bypass AI, on see, see töö on tõenäoliselt kirjutatud tehisaru abil. Ma mõtlesin, mis pagana asi see on, et nii jõuline väide ja tegelikult seda ju ei saa teha. Selles mõttes, et aga AI ütleks ju ära, et see on AI tekst. Ei ole nii, ma tegin katse. Ma palusin kirjutada Haridus- ja Noorteameti juhist Jaak Raiest ChatGPT-l kiitva loo, mis algas sõnadega nagu vanasti kiideti Leninit või Stalinit ja oli pikk ja mahlakas lugu. Ja siis ma söötsin selle sama loo sisse, mida Raia ametkond ise kasutab Bypass AI-sse. Kes teatas selle peale või mis teatas selle peale, see tekst tõenäoliselt on inimese kirjutatud. Ehk need tüübid ei ole isegi testinud mitte ja on põhimõtteliselt meie noored vedanud roboti ette hindamaks, kas sa saad edasi elada või mitte. Ja see on minu meelest alatu, ohtlik ja väga ohtlik. Ei, ma pidasin pigem silmas seda, et tegelikult ka need samad noored kasutavad ju tegelikult AI-d üha rohkem selleks, et valmistada ette oma õppetükke ja see jälle lisab õpetajatele olulise koormuse selleks, et selgitada, kas see on lapse teadmine või on see AI teadmine. Aga ega AI teadmine on labane, kui lapsel ei ole mitte mingit muud teadmist. Ega AI õpetamine, tehisaru õpetamine on omaette kunst. Ja, loomulikult. Ja see ei ole, ja küsimus ongi selles, et kui ta on töö, kui sa küsid, kirjuta mulle mingi essee. AI kirjutab sulle mingi essee. Kui see annab õpetajale, õpetaja ei saa aru sellest, see on nagu ise küsimus. Aga me räägime tehisaru kasutamisest nutikal moel. Kus juures? Pange tähele. Haridusminister on selle aasta alguses loonud tehisarualase komisjoni haridusministeeriumi juurde. Ja tehisarualane komisjon, nii nagu Jaan Aru mulle väitis, kes on selle komisjoni liige, on otsustanud ja andnud soovituse, et mitte mingil juhul tehisaru põhiseid hindamissüsteeme haridusministeerium kasutada ei tohiks, sellepärast et neist tuleb liiga palju vale positiivseid väiteid. Ja selle peale
on kogu see, ma nimetaks seda hoolimatuteks, laiskadeks ametnikeks selles haridus- ja noorteametis, on teinud nagu enda töö lihtsamaks ja on põhimõtteliselt söötnud need samad noored, ükskõik öeldi, et oi, äkki on ta tehisaru abil teksti teinud ja selle pähe õppinud. Siis on juba suurepärane tulemus ju. Ehk et need põhjused, miks nad seda kasutanud on ja miks nad läbi kukkunud on, need on naeruväärsed, aga tegelikult on see oht meie kultuurile, sellepärast et see on koht, kus tehisaru tõepoolest, kui inimene ütleb lause, ai no ma ju ei tea, vaatamata sellele, et eksamite juures on olnud vaatlejad, kes kinnitavad, neil ei olnud mingit võimalust kasutada mitte ühtegi tehnikat, ütlevad ametnikud kaugel toetudes nendele mõnele tehisarule, ei no aga meie ei tea, tehisaru ütles, et see on vigane, tehisaru ütles, et see on plagiaat ja tegid otsuse ja panid inimestele nulle ja rikkusid ära väga paljude inimeste motivatsiooni, elu ja nii edasi. See on minu meelest kultuuris ohtlik ja kui antud juhul siis haridusminister seda laiskade inimeste põhjal üles ehitatud haridus- ja noorteametit oma isikukoosseisus laiali ei löö, siis on ta osaline selles kummalises vandenõus masinate kasuks. See oli nüüd Marek Strandbergi kriitika, aga tuntud ühiskonnategelane ja arhitekt Ignar Fjuk, kuidas siis tehisaru on sinu elu muutnud? Üldse ei ole ja eks see nii nagu need esimesed rongidki panid inimesi nii-öelda hirmunult ja nii-öelda laiali jooksma ja masinaid võtsid töökohad ära ja hakati neid lõhkuma ja eks see õppimine uut tehnoloogiatega, see võtab aega ja antud juhul, mis Harnosse puutub, siis siin on tegemist nii-öelda tüüpilise rumaluse ja keskpärasuse triumfiga, kus on tehtud teatud otsuseid, mis ei ole olnud pädevad, mis on olnud, ma ei ütle kuritegelikud, aga pahatahtlikud ja see kõik nii on ja ma arvan, et sellest õpitakse rohkem, kui me võib-olla oskame arvata, aga iseenesest see ei tähenda, et AI kui selline oleks saatanast. Kaugel mitte. Antud juhul, aga siis piirdukski sellega, et üks grupp seltsimehi ei ole üldse aru saanud, mis tööd nad teevad ja kas on meil mõtet selle asja peale rohkem aega raisata, sest seda nii-öelda Harju keskpärasust ja rumalust on igal pool. Ja aga nüüd ongi nagu, et need keskpärased inimesed on saanud ühtäkki oma laiskuse kinnituseks ja õigustuseks mingi asja, mida maailmas kiidetakse ja nad on võtnud selle pimesi kasutusse nagu Kalašnikovi automaadi ja minu meelest on see üsna ohtlik. See tehisaru tehnoloogia on võrratu, seal on tohutult võimalusi ja kui nendest võimalusest kooritakse kõige madalam kiht, mis võimaldab öelda inimesele, et kuna masin ütles, et siis sa ei saa tegelikult oma tunnistust kätte. See on julm, see on alatu ja seda ei tohi jätkuda ja ma väga ootan seda, kui nii-öelda haridusminister, vaatamata kõikidele suurtele muudele probleemidele, mida ta peab lahendama, saab aru, et see on ta on juba seda sõnastanud, et sellega on nüüd lõpp. Aga me jõuame ikkagi selleni tagasi, et ideaalne on suuline eksam. Ideaalne on selline suuline eksam, mida ma ka ise olen Tartu Ülikoolis korduvalt teinud, kus õppejõud ütleb, et sa võid pileti võtta, aga see ei tähenda midagi. Et me küsime kogu aine raames. Mul ei oleks AI-st mitte mingit kasu olnud. Jah, kirjalik eksam. See on see, kui sa tegelikult paned kirja asjad, mida sa pärast suulise eksami puhul sa võid vaidlustada ühte või teist lause kasutust või mida iganes. Kirjaliku eksami puhul on see nagu keerulisem. Ehk siis tegelikult nüüd mulle muidugi ilmselt pärast saadet ma saan kommentaare, kus mulle öeldakse, et ma olen vanameelne ja tagurlik, aga ma kujutan ette, et tegelikult on osa haridussüsteemist selline, kus suuline eksam või vähemalt kirjalik eksam on sellised asjad, millest me mööda ei saa minna ja inimene hindab inimest. Just. Nii ongi, eks ole. Ja nii peabki jääma selles mõttes, et sa võid kasutada tehisaru ja seda peab õppima kasutama. Nii õpetajad kui õpilased, see on möödapääsmatu, see on uus tehnoloogia, mille tähendus on hoopis mujal kui see lihtne vastus. Vaata, kas nüüd see inimene tegi ise tööd või tegi keegi teine? Keegi teine.
mis selle vastusega peale hakata, seal ei ole ühtegi tõestust, seal ei ole midagi, see on primitiivne tehnoloogia kasutus, millega inimesi on hakitud tegelikult tänasel päeval, noori inimesi, kellele on põhjust nagu ja nende peresid ja mida iganes, ja õpetajaid, kes on olnud nende eksamite juures ja öelnud, ei, me olime seal juures. Aga hakkame nüüd ennast juba kordama, me oleme juba täna mitu korda. Peabki kordama asju, mis on väga olulised ja kuna kultuuri jaoks ja Eesti rahvuskultuuri jaoks on see oluline, siis me peamegi ennast kordama. Nii kaua, kuni toimub mingi muutus või vähemalt me võime kindlad olla, et need kõnealused laiskvorstid ja muidusööjad enam meie laste üle ei otsusta. No jah, võrdne kohtlemine on väga suur teema ja tegelikult otsapidi täiesti otsepidi haakub sellega ka president Alar Karise otsus, kes ei kuulutanud teisipäeval välja automaksu seadust. Ja nimetas, et see on põhiseadusega vastuolus võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumisega ja ta kuulutanud seda välja sellepärast, et seaduse kohaselt siis need füüsilise puudega inimesed, kellel on eraldi puudega inimesele kohandatud sõiduk, on siis maksust vabastatud, aga teised puudega inimesed, kes seda sõidukit vaja, ei ole maksust vabastatud. Kus see võrdne kohtlemine läheb, küsib president. See ei ole tegelikult nagu põhiseaduse küsimus, vaid see on natuke laiem küsimus, eks ole? Ja nii ta ju on ja küsimus ongi selles, et ega jällegi, et nagu ajaloost kuuluks on Al Capone vangi pistetud mitte selle tõttu, et ta inimesi tappis, vaid et ta makse ei maksnud. Ja küsimus ongi nagu selles, et ega president ju nokkis selle seaduse kallal ju ka vaieldamatult ka palju sellepärast, et see seadus ei olnud ju juba siis, kui see oli Riigikogu saalis arutusel. Just, ja ta ei olnud vastuvõetav hoopis muudel põhjustel. Ja selles mõttes nagu ka Ignar mainis seda sama, kui pikalt muudes riikides muutusi maksusüsteemis ette valmistatakse. Ehk Karis sai kogu selle komplekti kokku võetud ja sõnastatud asja siis sellisel moel, et see on ebameeldiv asi, aga üks koht on see, kus konks on sees. Ja loomulikult tal oli lihtne seda ära öelda ja ma ütlengi, et nagu presidendil küll otse mõju sisepoliitikal ei ole, aga omaette malet mängib ta ikka. Ja ma kujutangi ette, et see malemäng praegusel hetkel ongi ju üks ka teguritest, mis siis ka uut valitsuskoalitsiooni ja uut koalitsioonilepet puudutab, sellepärast seadus on välja kuulutamata. Presidendi sõnum oli väga lihtne, et see seadus, mille ta tagasi lükkas, seab võrdse kohtlemise põhimõtte sõltuvusse autost, mitte puudest. Ja see on väga tõsine argument. Ja loomulikult, ega kus viga näed, seda kasuta selleks, et positsiooni parandada. Kuigi ma arvan, et Eestis on väga palju presidente ja võib-olla seegi välja kuulutanud seadusi, kus ka kellegi teise arvates on kõik võimalikke riiveid sees, aga antud hetkel loomulikult see automaks on tekitanud nii suurt avalikku kõlapinda ja kogu see segadus nõudis mingit lahendust ja see leiti sellisel moel. Ma arvan, et mõneti, Marek, sinu tõlgendus on natuke lihtsustatud, et see riive põhiseadusega on olemuslik, see on tõestatud, see ongi nii ja ma ei otsiks siin muid põhjusi. Loomulikult automaks sellisel kujul, nagu seda on menetletud, see näitab üldist poliitilist käpardlikkust, nii et selle asemel, et oleks sõnastatud selged eesmärgid, miks midagi tehakse, selle järgi eelnõu koostatud ja kaasatud vajalikke rühmi ühiskonnast. Seda kõike ei tehtud. Ja tulemuseks ongi see, nagu sa ütled, et see seadus just nagu ei olegi õige seadus Eesti jaoks, kuigi automaksu seadus on kõikides riikides. Nii et me ei pea erineva sellepärast, kas meil see seadus on või ei ole, me võiks olla sarnased teistega, kuidas seadusi menetletakse, kuidas protsess toimub ja see on olnud täiesti hindele null, ilma selleks, et see AI seda hindaks. Ja ma ütlengi, see, et see seadus ei ole välja kuulutatud, kõik need põhjused on koos ja ma ei oska öelda, ettekääne ta ei ole, aga ta on oluline aspekt, mis on lihtsalt kõikide nende menetlejate silme vahele jäänud. Vaata, mis nüüd sellest seadusest edasi saab, reklaam ütleb nüüd sõna sekka. Keskpäevatund. Ignar Fjuk, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkamas Keskpäevatundi.
Tallinna Sadama kriminaalasi sai alguse aastal 2015, toimus paarsada kohtuistungit. Asi venis, sest mitmed kaasusega seotud kohtunikud taandasid ennast, vahetusid ka prokurörid. Paljud istungid jäid ära seetõttu, et süüdistatavad olid haiged ja 5,5 aastat kestis see Tallinna Sadama kohtuprotsess ja nüüd lõppenud nädalal mõisteti süüdistavad õigeks, sest kuritegu on aegunud. Midagi sarnast jõudis Riigikohtus lõpule ka reedel, kui kohus mõistis Tartu endise omavalitsustegelase õigeks riigihannete nõuete rikkumises, mis süüdistus oli, sellepärast et kuritegu on aegunud. Noh, vot nii on, et kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, on vist vanem ütlus kui meil vanust, aga nii ongi. No ühesõnaga ma kõigepealt tahaks öelda, et see on nüüd esimese astme kohtu otsus, mis ei ole jõustunud ja taolisi juhtumeid on ju Eesti kohtusüsteemi praktikas olnud palju ja ma tooks ka ühe näite, kus nii-öelda veel jõustumata kohtuotsus, see puudutas maadevahetuse väga pikka kohtulugu, Riigikohtus ei saanud või ei andnud ringkonnakohtu kõikidele lahenditele nii-öelda jõustumisvõimalust ja põhjus oli just sellepärast, et juhul kui Riigikohus oleks teinud oma tööd perfektselt või nii-öelda eeskirja kohaselt, siis ta oleks pidanud saatma selle ringkonnakohtu otsuse tagasi kas esimese astme või teise astme kohtusse ja see oleks tähendanud koheselt menetlustähtaja ületamist ja kõik oleks pääsenud. Selle asemel Riigikohus lihtsalt välistas ühe episoodi sellest lahendist ja kohtuotsus sai jõustuda. Nii et ma arvan ka selles juhtumis, kus on appelleeritud või lõpetati kohtuasi aegumise tõttu, Riigikohus saab öelda ei, see muudatus, mida te nüüd tegite, et te muutsite kvalifikatsiooni, et ei ole tegu mitte avaliku võimuga seotud kuriteoga, vaid jutt on lihtsalt erasektoris toimunud altkäemaksust, mis on nii-öelda madalamaste, mille puhul ongi see tähtaeg möödunud, et te seda ei saa kohandada, te lihtsalt oma seda kuriteo koosseisu peate muutma ja sel juhul ei ole tulemuseks see, mis nagu täna on, et kõik pääsevad nii-öelda karistusest, maksumaksja peavad maksma miljoneid hüvitist teile, kes on kandnud nii-öelda kohtualustena seda nii-öelda süüdistuse rasket koormat, kuigi on tõestatud, et kuriteo teatud toimingud teostati. Jah, prokuratuur võib selle otsuse loomulikult vaidlustada ja kohtuotsus ise on üle 400 lehekülje pikk ja see ei ole tänaseks avalikustatud seetõttu, et kõiki seal olevaid isikuandmeid, mida on kohutavalt palju, neid tuleb kontrollida ja kõik isikuandmed ei ole ka avaldamiseks, aga seda protsessi on väga paljud erinevad spetsialistid analüüsitud. Praegused prokurörid, kohtunikud, endised prokurörid ja nad on kõik küsinud, et kui advokaat ei saa istungile tulla, kas siis jälle kohtuprotsess venib? Kui kohtualune on haige, jah, protsess venib. Kui vahetub kohtunik ja selleks, et kohtunik viiks ennast sellise keerulise asjaga kurssi, protsess jälle venib. Viiakse algusesse tagasi. Et tegelikult annab see ju, kuidas öelda, advokaatidele teatava võimaluse kasutada seda mänguruumina. Loomulikult, siin ei ole, miks me peaksime kahtlema, et seda ei kasutata. Advokaadi asi on kaitsta kõigi seaduslike võimalustega oma klienti, mida ta ka antud juhul teeb. Ma arvan, et advokaatidel kõikides büroodes, igalühel eraldi või ka mingites klubides on olemas kindlasti nii-öelda üsna põhjalikud analüüsid selle kohta, milline Eesti seadusandlus ja seadustik ühes või teises valdkonnas välja näeb ja millised on seal võimalused, reaalselt millised on võimalused, kas siis juhtumisi või tahtlikult ühte või teist protsessi venitada, kuna protsessi alguses on juba teada, kui pikalt ta venida võiks. Imelik oleks ka, kui me ütleme, et advokaadid seda sellises võistlevas kohtusituatsioonis, kus neid pannakse nii-öelda riigivõimuga vastakuti, nende teenistus sõltub sellest, kas ja kui edukalt
nad kaitsevad oma klienti, kelle vastu riigivõim on astunud ja nendel ei ole nagu selles mõttes ju küsimust, et nad ei pea analüüsima seda, milline see kuritegu oli. Nad peavad analüüsima seda, kuidas oma klienti kaitsta. Ja nüüd ongi nagu see, et tänaseks hetkeks on tekkinud olukord, kus tõenäoliselt nii-öelda see praktiline teaduslik oskus, mis on nii-öelda ja funktsioneerimisoskus, mis on advokaatidel endil, on ilmselt parem kui see, mida suudavad kasutada prokurörid ja see ongi nagu võistlev kohtuprotsess, mis käib ka selle üle, et täpselt samamoodi nagu me enne arutasime seda, et mida tegi president, ta leidis üles vea, mida teevad advokaadid, nad leiavad üles vea. Ja aga sellistel protsessidel on alati mingisugune mõju järgnevatele protsessidele ja väga paljud on selle Tallinna Sadama, lõpetan Tallinna Sadama protsessi puhul juhtinud tähelepanu sellele, et kohus ei nõustunud prokuratuuri väitega, et kes iganes töötab riigile kuuluvas ettevõttes, on automaatselt ametiisik. See oli nüüd üks selline nüanss, mis tegelikult võib väga paljusid protsessid... aga need nüansid ongi ju teada, ma tahangi öelda seda, et see, mida me näeme, on tegelikult see, milline ajuragistamine käib ühe või teise nii-öelda kohtualuse puhul, kui advokaat teda kaitseb, kui tal on raha, et lasta ennast kaitsta ja see on see, mis toimub, see on reaalne töö. Selle käigus selgitatakse välja kõik väiksemadki praod, mis seadustes olemas on, et klienti kaitsta. Ja, aga nüüd ma ikkagi prooviksin tulla uuesti selle juurde, mida Ainar ütles, et antud juhul ei ole ju tegemist nii-öelda kaitse või advokaadi võimekuse või suvaga, vaid see, kas riigile kuuluva ettevõtte juhatuse liige või nõukogu liige, kas ta on kvalifitseeritud ametiisikuna või ta on lihtsalt erasektoris toimetav ju on seadusandja olnud selles osas pime ja see on ette nägemata. Ja siis ütlemegi nii, et see on seaduse lünk, kus ei ole täpselt defineeritud, sest ma mäletan, et oli ka meil üks juhtum, kus Tallinna nõukogu esimees Neinar Seli, olles samal ajal olümpiakomitee tegelane, oli nii-öelda konfliktis toimingu piirangu rikkumise läbi. See oleks hoopis teine olnud, kui teda ei oleks siis käsitletud ka ametiisikuna. Nii et see on juba nii-öelda kestev nii-öelda diskussioon, mis peaks õigussüsteemis, õigusruumis toimuma ja seaduses ka täpselt defineeritud. Igal juhul on see kõigile juuratudengitele ja neid õpetavatele õppejõududele kindlasti tulevikus üks suurepärane näidismaterjal. See ongi käsitletav, meil on Riigikogus õigusanalüüsiga tegelevad inimesed, ehk et tegelikkuses selle asemel, et arutada, mis siis nüüd nagu tegelikult sündinud on, me peaksime nägema pärast seda Tallinna Sadama kohtuasja, kui nii-öelda kõik need teemad üles võetakse täpselt sellises seoses ja püütakse tekitada õigusselgus. Õigusselgust ei saa tekitada advokaadid. Õigusselgusetus on see, mida kasutab iga kui advokaat oma kliendi kaitseks ära ja tal on selleks täielik õigus ja nii peabki olema. Aga siin on lisaks sellele puudustele õigusselguses on ka see, et nagu olen nüüd viimaste päevade intervjuudes saanud teada, läbi advokaat Paul Kerese suu, et see teema oli tõstatatud kohtus juba aastaid, et kas ta on üks või teine. Kohus venitas just nagu oodates seda hetke, et kui ta nüüd selle otsuse teeb, järgmisel sekundil on asi aegunud. Nii et see kohtupraktika peaks olema ka tõhusam ja ma ei eelda ega ütle sellega, et keegi peaks olema süüdi mõistetud, et see on ühiskonna ootus, aga kui asi lõpeb lihtsalt menetluse tähtaja möödumisega, siis on midagi väga halvasti, sest ka need, kes olid süüdistusega, need ei vabane ju sellest, kui nad said teada, et nad vabanesid ainult aja tõttu. Just, aga vähemalt loodame, et meie kaitsevägi ja kaitsetahe on kindlamad, soovime siitpoolt õnne Kaitseväe uuele juhile, kindralmajor Andrus Merilole ja mereväe uuele juhile, kommodoor Ivo Värkile. Meie täname, et kuulasite, Keskpäevatund taas järgmisel laupäeval. Keskpäevatund.